Tervist, head kuulajad! Kuulate saadet, kus räägime investeerimisest ja tänases saates on kõnelemas InVL Family Office'i investeerimisstrateeg Rait Kondor. Tere tulemast! Tervist! Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Me räägime täna suuresti erakapitalist ja private equity investeeringutest ja ühest avanevast võimalusest, millele investorid tavaliselt ligi ei pääse, aga nüüd see võimalus tekib, aga enne kui sinna jõuame, siis räägime sellest, mida tähendab see lühend InVL, mis teenused pakute ja mille poolest Family Office erineb siis teistest investeerimisvõimalustest, mis inimestel kättesaadavad on, nii et InVL-i selline eripära, mis on, mille poolest eristab teid teistest investeerimisvõimaluste pakkujatest ja võimalustest? Jah, et miks üldsegi investeerima peab, et võib-olla alustame sellest, et ega iseenesest ei peagi. Küsimus on selles lihtsalt tavaliselt, kui juba tekivad suuremad summad raha ja family office'id on üldiselt loodud selleks, et kui ongi mõni ettevõte, mis on üles ehitatud ja on ära müüdud ja siis tekibki väga palju raha ja kas nüüd see ettevõtte looja, ettevõtja alustab uue ettevõtmisega, paneb kogu selle raha uude ettevõttesse, siis tal ei olegi võib-olla investeerimisteenust koheselt nii palju vaja. Või samas, kui ta taha nii suurelt ettevõtlusesse panna või tahab nii-öelda riske hajutada, munasid erinevates korvides hoida, siis võiks mõelda investeerimise peale üldsegi. Ja siis ta on selle dilemma ees, et kas ta hoiab raha lihtsalt panga hoiusel, panga deposiidis või hakkab võtma nii-öelda investeerimisriski. Panga hoiusel saame enam baasintressimäär lähedal olevat intressi. Praegu siis sõltub tähtajast, on seal kuskil, ütleme, lühemad 2% juures, pikemad võib-olla 2,5% juures aastas, 3% juures aastas. Aga praegu oleme ka Eestis olukorras, kus inflatsioonitempo on selline 5% aastas ja on pikemalt olnud. Ja siis me olemegi tegelikult sellises olukorras, et kui me raha hoiame lihtsalt niisama jooksev kontol või siis tähtajalisel hoiusel, siis tegelikult raha reaalväärtus väheneb. Ja et kui ei taha, et see raha reaalväärtus ehk raha ostujõud väheneks, siis peab hakkama mõtlema, et okei, ma pean siis võtma teatud investeerimisriski. Aga investeerimisrisk muidugi erinevatele inimestele tähendab väga palju erinevaid asju, et kes on erinevaid kriise läbi elanud, võib-olla alates 1997, Aasia kriis, 98, Venemaa rubla kriis, siis tulid turud väga järsult alla, just aktsiaturge, kui mõtleme. 98-99 oli ka väga suur buum tehnoloogiaettevõtetes USA-s, nagu sarnast asja me praegu näeme. Siis 2000 märts see buum lõppes, aktsiaturud tulid väga järsult alla, hakkasid 2001. aastal kosuma, siis tuli 11. september, jälle aktsiaturud tulid alla, nii et aktsiaturud tegelikult tegid 2-aastase langustsükli ära, saavutades põhja 2003 märts, siis hakkas ilusti jälle 3-4-aastane tõusutsükkel, Euroopa Liidu laienemine, kõik see puumiski Euroopa majandust, Eesti majandus oli kõva, Eestis toimus muidugi üle kuumenemine ja siis kõik päädis sellega, et kui USA kinnisvaraturg hakkas kokku kukkuma eelnema liiga valede poliitikate tõttu, kui riiklikult toetati tegelikult kinnisvaralaenude andmist nendele inimestele, kes ei oleks tohtinud teda võtta, siis neid laene nii-öelda väärtpaberistati, muudeti nii-öelda näiliselt madalama riskiga väärtpaberiteks, mis tegelikult kätkesid ennast kõrget riski ja siis tuli 2008 panganduskriis, mis algas mitme panga kokku kukkumisest ja kui Lehman Brothersi pank hakkas kokku kukkuma, siis see oli väga kriitiline olukord. Ja siis me nägime, et aktsiaturud, mis pakkusid ja pakuvadki likviidsust, eks sa saad kohe müüa, kui sul on vastaspoole taga, aga kui oli müügisurve väga suur, turuindeksid mäletan selle 2008 oktoobris langasid 5% päevas, mitu päeva järjest, mis tähendas seda, et mitmed aktsiad kukkusid 23%. Ehk siis ostjaid oli suhteliselt vähe, ostjaid oli, aga nad olid nõus väga palju madalamalt ostma ja siis kokkuvõttes me nägime, et aktsiaturgudel USA-st tuli tipust alla kuskil 50%. Soome indeks, USA-st tuli 45%, Soome indeks tuli 50-55% ja Baltikumi indeks tuli 70% tipust alla. Ehk siis, kui me 2007 hakkasime investeerima, paljud ettevõtjad, siis ma mäletan, et mõtlesin, et okei, et midagi võiks raha teha, midagi hakkab nagu üle jääma.
et ja siis nad olid väga suures hämmingus tegelikult, kui aasta-poolteist pärast seda juba portfellides oli ikka mitmesada tuhanded kroonid tollel ajal olid kaotatud. Ehk siis investeerimine tõesti kätkeb endas riski ja siis tegelikult tekib küsimus, et kas minna kohe avalikele aktsiaturgudele nii-öelda investeerimisportfelliga. Me oleme muidugi näinud 2009 märtsi algusest, kui see viimane kriis tugevalt lõppes kuni praeguseni pikaajalist tõusu aktsiaturgudel. Aga sinna vahel on olnud ka tegelikult erinevad kriisid, 2020 COVID-i kriis, mis riiklikult tegelikult tasakaalustati raha trükkimisega väga suurelt ära, mis tekitas tegelikult inflatsiooni, mille tagajärgi me ikka veel praegult sööme. Ja siis on küsimus selles, et mis on alternatiiv. Siis tekib nagu see, et riskitasemelt pärast pangadeposiit järgmine tegelikult võlakirjad. Võlakirjade maailm on tegelikult väga lai, seal on madala riskiga valitsuse võlakirjad ja väga kõrge riskiga ettevõtete võlakirjadeni välja. Ehk siis need oodatavad tootlused võivad olla ka seal vahemikus valitsuse võlakirjadest, ma ei tea, 2,5% kuni näiteks Air Balticu võlakirjani 13,5% oli seal see intress. Et siis on inimene tegelikult dilemma ees, et kas ma teen ise neid otsuseid või lasen kellelgi teisel teha. Selle jaoks siis tegelikult finantsettevõtted ongi loodud ja Invalda Grupi kuulub INVL Family Office teiste hulgas, et Invalda Grupp ise on üle 30 aasta tegutsenud ja INVL Family Office on aastast 2015 tegutsenud ja Eestis oleme tegutsenud siis 2023. aasta lõpust, 2024 oleme ka Finantsinspektsiooni järelevalve all, et ainus multifamily office Eestis, ma ütleks, kes on nii-öelda Finantsinspektsiooni järelevalve all sellisel kujul, et me saame teatud teenuseid ja teatud tooteid investeerimisvallas siin vahendada. Aga meie spetsialiteet ühelt poolt on selline varade nagu tervikvaade ja kui me räägime, et võlakirjade poolt tootlusvahemikust ma ennem juba rääkisin, et seal on väga erinevad nagu riskitasemed, siis omakapitali investeeringute pool ongi, et kui ettevõtte osalustesse investeerid, pead otsustama, kas aktsiaturgudelt leida midagi. Teine on nagu nii-öelda aktsiaturu välised turud, ehk private markets nii-öelda, ja seal on nii-öelda need private equity fondid, mis on tegutsevad selles vallas. 2 märksõna sinu sealt esimesest vastusest ja selle vastuse lõpust on, mida võib-olla ka lahti selgitada. Üks on multifamily office ja siis on see Finantsinspektsiooni järelevalve, et see avab mingeid võimalusi, mis teistel ei ole, et selgita seda ka, et mille poolest siis selles mõttes see Finantsinspektsiooni järelevalve on see selline mõiste nagu broker-dealer, ehk siis me saame teatud väärtpabereid ka niimoodi vahendada, kui me teeme riskiküsimustiku inimestega, täidame ära ja nii-öelda kontrollime nende teadmise sobivust, et private equity maailma nad võiksid siseneda. See on muidugi huvitav, et private equity maailm on olnud kaua aega ainult nagu nii-öelda professionaalsete fondivalitsejate pärusmaa, kes omakorda panevad enda raha, enda kapitali sinna sisse ja kaasavad kas siis pensionifondide rahasid, pankade, kindlustusseltside varasid ja siis uus segment on et väga jõukad inimesed ka nii-öelda single family office'id investeerivad private equity lahendustesse ka ja ülikoolide sihtkapitalid näiteks, mis on USA-s hästi levinud ja ka Lääne-Euroopas. Et nemad otsivad just võimalusi, et ei peaks kogu raha olema nagu avalikel aktsiaturgudel ja ka võlakirjaturgudel. Multifamily office tähendab siis seda, et investeerite ka teiste inimeste raha. Sa kirjeldasid ühte võimalust, kus see investeeringukapital võib tulla, ongi näiteks ettevõtlus, et on ettevõtte üles ehitatud, küpsus saavutatud ja siis sealt väljutud, et kas ettevõtjast või endistest ettevõtjatest investorid ongi need, kes family office'i teenuseid peamiselt kasutavad või kuidagi see sihtrühm teisiti ka veel kirjeldatav? Jaa, see on tegelikult peamine tõesti, et kellel on seda kõige rohkem vaja. Teine pool on võib-olla et ka tegevettevõtjad, kellel on aastate jooksul varasid kogunenud, mida kohe pole vaja ettevõtetesse tagasi panna, tagasi investeerida nii palju, siis nendel on ka vaja tegelikult jälle seda, et otsustada, et vaba kapitali, et see inflatsioon ei sööks seda ostujõudu,
et kuhu siis ja kuidas paigutada. Nii et seal on mõlemad pooled, et jah, et kui on tegutseval ettevõttel palju vaba raha, et siis nendel on vaja tegelikult investeerimisnõustamise teenust. Et nad ei peaks ise kõik otsuseid vastu võtma ja teine pool siis jah, kes on nagu väljunud ettevõttest ja kellel ongi võib-olla võimalik siis investeerimistulu baasil elada, et eluviisi säilitada ja kui on juba, et seal on see võimalik, jah. Varaklassidest me räägime saate teises pooles rohkem erakapitalist, aga mis need varaklassid veel on, mis teil sihikul on ja kus te siis seda riski ja tootlust vaatate ja toote? Ja eks võibki jaotada niimoodi, et ühelt poolt me vaatame ka avalike turgude poole, et aktsiaturgudele läbi indeksfondide, kui inimene valmis osaliselt aktsiaturu riski võtma, siis võlakirjade poolt ka, et meil on just võlakirjaportfelli juhtimisel päris hea tiim on Leedus, kes on pikalt seda teinud ja just Kesk-Ida-Euroopa Baltikumi võlakirjaturgu jälgivad ja et saada ka nii-öelda mõistliku riski juures kõrgemat tootlust kui valitsuse võlakirjad näiteks seda pakuvad. Mis need on siis? Ettevõtete võlakirjad? Ettevõtete võlakirjad, jah, tavaliselt keskmise suurusega suuremate ettevõtete võlakirjad ja näiteks meil on portfellis, ütleme, et Poola, Saksamaa tööstusettevõtteid ja veidi on ka telekomi Kesk-Ida-Euroopast, kinnisvara ka, aga kinnisvara meil on nagu vähem näiteks, kui võib-olla siin tervikuna turul võlakirjadest on. Ja teine osa, kui me fikseeritud intressiga toodetest või investeerimisvõimalust räägime, siis sinna kõrvale jälle tuleb private debt, nii-öelda eravõla instrumendid. Need võivad olla ka rahvusvahelised, kus ongi eralaenufondid kokku koondatud, mis on sisuliselt nagu nii-öelda pankade kõrval üks oluline kapitali allikas tegelikult kasvavatele ettevõtetele. Ja meil endal on INVL Asset Managementi poolt juhitud Bridge Finance fond, mis ka tegelikult otse vastaspoolega lepib kokku laenu tingimustes teatud tagatistega ja see on ka väga hästi 10 aastat toimetanud, et korraliku tootlust näidanud, jah. Mille poolest see pangalaenust erineb siis? Eks see on nagu kapitaliturgudel on ikka see, et kui kõigepealt millegagi alustatakse, siis kõigepealt on vaja ettevõtjatel oma kapitali leida, et sinna projekti panna ja järgmisena pöördutaksegi panga poole rahastuse saamiseks, aga pangal mõnikord on vaja, et sa oled, ma ei tea, teatud projektiga teatud maani jõudnud või et sa nii algfaasis tihtipeale pangalaenu ei saa näiteks ja siis pöördutaksegi eraturgude poole, et kas otse vastaspoolega teha nagu see kokkulepe, ongi nii-öelda need metsanin laenud, bridge laenud, sildfinantseering, et enne pangalaenu saamist ja selle jaoks kapitaliturgudel siis ongi vastavad tegutsejad, kes seda poolt ka pakuvad, et eks ta nii toimib, jah. Kas see on see etapp ettevõtluses, kus võib olla veel veidikene selline riskantsem see tegevus, et see risk on veidikene seal kõrgem, aga selle võrra võiks olla ka tootlus suurem? See oleneb tegelikult, et näiteks kui Bridge Finance annab väga hoolikalt valitud vastaspoole laenu, siis mõned nendel on väga pikalt tegutsenud ja edukad ettevõtted, kui me räägime näiteks teistest väikelaenuandjatest näiteks, et seal on nagu see, et seal võib-olla, et kuna nad on kaua tegutsenud, ennast tõestanud, kasumlikud ettevõtted, see risk ei ole nii suur, kui tõesti anda mõnda alustavasse ettevõtmisesse või mis peab projektiga näiteks järgmisesse faasi jõudma, siis seal võib olla risk natuke kõrgem ja sellepärast pank ei anna, et seal on nagu erinevad need tasemed. Aga mis varaklassi veel? Rääkisime erakapitalist, võlakirjad, siis ka eralaen, mis veel? Jah, et hästi üks kasvav haru on infrastruktuur, taristu. Kunagi oli ta, ütleme, 15-20 aastat tagasi oli ta veel kinnisvara all, aga nüüd kinnisvara alt on see ka rahvusvaheliselt välja toodud, sest et ka pensionifondid ja nii-öelda ultra high net worth individualid, eesti keeles siis ülirikkad, et kellel see varade maht on võib-olla seal sadades miljonites. Et riskitulu suhte nagu parandamiseks siis otsitigi nagu võimalusi, et kinnisvaraturul, ärikinnisvaraturul on ju omad tsüklid, seal ongi see nõudluse pakkumise
dimensioon võib olla väga muutlik tegelikult, et sul mingi viitajaga tuleb alguses on suurem nõudlus, siis hakkab pakkumine tulema ja mingil hetkel on pakkumist liiga palju, siis jälle need hinnad korrigeeruvad. Aga infrastruktuuril, kui me räägime näiteks tasulistest maanteedest, me räägime lennujaamadest, nafta ja gaasi torujuhtmetest näiteks USAs, kus on väga suur nafta ja gaasi tootmine, seal on tegelikult neid torujuhtme firmasid väga palju, osad nendest on börsil ka, aga on ka erakätes, siis kuidas see tasulise maanteedele ligi saad või lennujaamadele, et selle jaoks ongi siis tehtud globaalselt suured pensionifondid näiteks on kokku pannud selliseid suuri investeerimisfonde, kuhu on kaasatud rahasid siis ka välistelt investoritelt, et ostagi ütleme, mingi suuri osalusi lennujaamades, et meil on ka siin investorid on saanud investeerida ühte fondi, siin Baltikumis globaalne fond, millel on suured osalused Viini lennujaamas, Sydney lennujaamas, nafta-gaasi turujuhtmetes USA-s, tasulistes maanteedes. Et need on sellised objektid, kus nagu paralleelselt teist lennujaama, teist maanteed tavaliselt ehitada, ehk siis sisenemisbarjäärid on suhteliselt kõrged ja tänu sellele on ka nii-öelda see hinnaelastsus on selline, et on suhteliselt madal, ehk siis sa saad püsivalt nagu fikseeritud hinda ja seda aeg-ajalt tõstes saad nagu küsida, ehk siis see toodab investori jaoks stabiilset rahavoogu ja sa ei pea kartma seda varaväärtuse nii suurt hinnakõikumist kui võib-olla mõne teise kinnisvarasegmendi puhul. Miks taristu on huvitav investorile just need objektid, mis sa kirjeldasid, näitavad, et meil on ühendusi vaja, neid rajatakse, maailma majandus on järjest rohkem läbi põimunumm, ehk siis viitab just sellele, et see on selline kasvav, mõnes mõttes ka hädavajalik ja võib-olla stabiilne selline valdkond, kuhu panustada. Jah, nii ta ongi, stabiilsust seal on, et ja see on üks variant, miks sellega tegeletakse. Globaalselt on üks teema on seal see, et seal see mahu küsimus, et sul objekte kuhu paigutada nagu ei ole võib-olla nii palju kui mõnes teises valdkonnas, ärikinnisvaras võib-olla on globaalselt nagu rohkem neid objekte võimalik leida kui infrastruktuuri puhul, aga ja sa pead ka vaatama seda geograafilist asukohta ja erinevaid aspekte selle juures hindama. Et selles mõttes jah, et ta on nagu mõnes mõttes nišš, aga ta on kasvav nišš. Praegune näide on muidugi ka need andmekeskuste rajamine, et järjest luuakse nii-öelda erafonde nagu ka nende rajamiseks, et see kõik käib nagu globaalse majandusega kaasas mõnes mõttes jah, et nii kuidas areneb majandus, nii tuleb kapitaliturg järgi ja kus on nõudlus, seal on pakkumist. Mis varaklassi veel võiks mainida või puudutada? Metsa ja põllumaa, et see on ka üks teema, millega me oleme ise pikalt tegelenud Invalda grupis ja meil on ka Asset Managementil on metsa ja põllumaa fond, kus on nagu peamiselt Leedu ja Läti metsa ja põllumaad, et samamoodi, et need, kes tahavad realiseerida metsamaad, siis on hea, et kapitaliturgudel on keegi tegutseja, kes valdab seda ja meie metsa ja põllumaa fondis on ka metsandusspetsialistid kohal ja kõik maatükke hinnatakse koha peal, et ei ole nagu mingi paberil tehingute tegemine ega spekuleerimine, vaid võetaksegi nagu pikaajalise peremeheliku suhtumisega nendesse. Ehk siis taas metsastatakse, vahepeal ka võetakse maha küpset metsa, aga pakutakse ka põllumeestele likviidsust näiteks, kui keegi tahab kapitali vabastada maalt, et mingid tootmishooneid suurendada, laiendada, oma tegevust laiendada, aga samas seda põllumeed edasi kasutada, siis on tehtud ka 25-aastaseid rendilepinguid, et põllumees teab, et ta saab seda maad edasi rahulikult kasutada, aga ta saab selle kapitaliga siis oma tegevust arendada edasi. Et see on selline ka investori jaoks selline huvitav varaklass metsa ja põllumaa, et ta ei ole nii väga seotud üldise majandusliikumise või kapitaliturgude liikumisega, et ta on selline stabiilsem nii-öelda stabiilsema tootluse allikas, ütleme niimoodi. Midagi veel peaks puudutama varaklassidest? Varaklassidest, jah, need on peamised, mis on tegelikult aktsiad, ehk siis omakapital, kes siis avalikel turgudel või eraturgudel, võlakirjad, väga suur ampluaa neid samamoodi, infrastruktuur, erakapital. Private equity on erakapital, jah.
aga võib-olla räägime siis sellest varaklassist veidikene lähemalt, sest sel teemal on teil ju uudiseid ka tulemas, et miks see peaks olema investorile huvitav varaklass, kes soovib oma vara kasvatada? Jah, et mul tuli tegelikult meelde varaklasside osas veel infrastruktuurist rääkides. Ma hakkasin tegelikult mõtlema üldsegi kapitaliturgude nagu käitumise osas niimoodi, et ennem kui me private equity'ni jõuame, siis tegelikult Leedus ju tehti infrastruktuuri fond public-private partnership'i näol, kus INVL võitis niimoodi riikliku hanke koos 2 ehitusfirmaga, et teha kaitseväe linnakut NATO brigaadi jaoks, et selle kohta tuli siin alles uudis ka välja, et see 2025 olid hanked ja 2025 lõpp, 2026 algus siis kuulutati võitjad välja ja ühe osa sellest linnakust ehitab ju ka Merko ehitus, see tütarettevõtte Leedus, aga ühe osa sellest linnakust siis ehitab konsortsium, kus oma kapitali just pakub INVL Asset Management'i fond, et seal said ka investorid nagu osaleda. Ehk siis see on selline huvitav näide, et ühelt poolt võiks küsida, et miks riik ise oma kapitali ei pane, aga olukorras, kus ka Leedus oli, ütleme, see eelarve defitsiit oli seal kuskil 5,32% SKT-st. Me räägime, et meil on 4,5 kuni, ma ei tea, 4,7%, siis seal oli see defitsiit veel suurem. Siis lihtsalt leitigi, et on hea teha seda ka erainvestorite toel. Ja lõppkokkuvõttes ongi, et siin me jõuame selle küsimuseni võib-olla, mida investorid saavad. Et ongi, et saavad tegelikult, nad võtavad küll ka riski, on ju, ka see projekt kõik õnnestub, aga samas selle paberimajandusega ja riskide maandamisega pidigi tegema INVL Asset Management tegelikult koos ehitusfirmadega, mis ehitusfirmad võtavad peamise nagu võtavadki ehitushindade riski näiteks. Aga investorid saavad jah, siis selle projektis osalemise eest ja omakorda riski võtmise eest saavad tootlust ja siis saavad siis aidata nii-öelda riigi kaitsevõime tugevdamisele kaasa. Et see on selline huvitav nagu infrastruktuuri näide, et infrastruktuur ei pruugi olla ainult maanteed, sadamad, lennujaamad, torujuhtmed, vaid võib olla ka kaitseväe linnak. Jah, aga siis erakapital, et miks investorile on huvitav ja mis see pakub talle? Erakapital ehk siis private equity rahvusvaheliselt tuntud. Tegelikult see on sarnane ju aktsiaturgudega, et sa saad osalused ettevõtetes. Küsimus on selles lihtsalt, et aktsiaturgudel samamoodi sa pead ise analüüsima, et mis firma see on, mis aktsiaturgudel on, millel ta on ärimudel, siis private equity puhul on sageli see, et see analüüsimine siis jäetaksegi professionaalsete fondihaldurite hooleks. Ja teine pool on veel see, et isegi kui leitakse häid firmasid, siis on nagu küsimus, et kas need on ostetavad, kas müüa sobib müüa ja mis hinnaga. Ja seal on hästi palju nüansse, see filtreering on päris tugev, et seal näiteks 2025 tuli INVL Private Equity Fond number 2, läbi vaadanud üle 1000 ettevõtte, 500 puhul on nagu täpsemalt läbi vaadatud ja veelgi täpsem läbivaatus on üle 40 ettevõtte tehtud ja lõpuks 11-12 ettevõtet ostetakse fondi. See oli 2019 loodud INVL esimese private equity fondi puhul, Baltic Sea Growth Fund. Ehk siis see filtreering on väga tugev, tegelikult väga suur. See töö on nagu päris mahukas ja väga palju tööd tegelikult nii-öelda peab nii-öelda õhku kirjutama, sest et sa tööd analüüsid, aga näiteks müüa ei soovi müüa või ei ole sellise hinnaga nõus müüma, mida siis fondivalitseja on nõus pakkuma investorite huve arvestades. Siis jah, et seal on nagu seda analüüsi töönud väga palju, aga rahvusvaheliselt see private equity maailm oli tuntum ja 80-ndatel hakkas nagu nende ettevõtete ülevõtmistega, et eks selle kohta on kirjutatud ka raamatuid ja et mõnikord on ka nii-öelda vaenulikud ülevõtmised ja kõik, mis selle maailmaga kaasneb. Aga üldiselt private equity maailm ikkagi võimaldab jälle kapitaliturgudel ja ettevõtluses seda,
ettevõtted saavad kiiremini areneda, kui nad muidu saaksid. Tekib nii-öelda likviidsusvõimalus paljudele näiteks ettevõtjatele, kes tahavad ka järgmiste projektidega edasi minna näiteks. Kas või Elon Muski näide, et kui nad kunagi kamraadidega lõid PayPali, siis nad ikkagi mõni aasta hiljem teatud suuruse poolest müüsid selle ära, ta sai saadud rahaga tegelikult järgmise projekti alustada, investeeriski siis Teslasse, mis oli paari teise inimese poolt loodud, aga tema tuli rahaga sisse. Ma saan aru, et kulutas peamiselt kõik oma raha ära, aga siis tulid suured investorid lõpuks appi, mis aitas Teslal nagu elujõuliseks muutuda. Ja hiljem ka Elon Musk jõudis nagu teiste firmade loomiseni, et see on nagu kapitaliturgude üks osa, see private equity just, aga investorid siis eeldavadki seda, et omakapitali tootlikkus võiks olla seal ütleme laias laastus, me räägime siin üks on see brutotootlikkus, teine on pärast tasude tootlikkusest, et laias laastus, ütleme, private equity on tootnud seal selline 12-13% keskmiselt aastas. Ehk siis ta on olnud 1-2% punkti võrra keskmiselt kõrgem tootlikkuse kui aktsiaturgudel pikaajaline tootlikkus on olnud. Et öeldakse, et see tuleneb ka sellest, et private equity vara sa saad nagu soodsamalt osta, seal on natuke algfaasis ja seal ei ole sellist likviidsuspreemiat, kui sa ostad, et kui aktsia läheb börsile juba, et siis seal on likviidsuspreemia, ta kauplebki kallilt, kuna seal on see kohene müügivõimalus. Ehk siis sealt tuleb see private equity veidi kõrgem tootlus kui aktsiaturgudel keskmiselt, aga see on oluline jah, et private equity puhul see fondi valitseja roll on nagu oluline, et millistesse ettevõtetesse investeerib, mida ta suudab leida ja kuidas ta neid suudab ettevõtteid edasi kasvatada ja ka edasi müüa kas siis järgmisele strateegilisele investorile või finantsinvestorile. Kui investori poolt seda vaadata, siis see kõrgem tootlus, kas see hind, mis ta selle tootluse eest maksab, siis puudutab eelkõige siis, ma ei tea, likviidsust, et raha on, ma ei tea, pikemat aega näiteks kinni kui aktsiatesse pannes. Ja, see on peamine tegelikult, miks paljud nagu tavainvestorid veel ei vaata private equity poole võib-olla, et sul ei ole kohe seda müümist võimalust, sest erakapitalifondidega on see, et tulenevalt ka sellest, et tõesti see ettevõtete otsimine, sellesse investeerimine võtab aega ja see ka, et ettevõte nagu kasvaks suuremaks, et teda saaks nagu nii-öelda väärtust nagu kasvatada, see võtab ka ju aega, et see ei ole niimoodi, et sa ostad ja siis kohe 6 kuu pärast müüd kallimalt edasi, et see hind võib küll, väärtus võib mingil määral tõusta, aga siis ei ole see täispotentsiaal rakendatud. Ehk siis jah, tavapärast on niimoodi, et private equity fondide puhul, et seal on erinevad nii-öelda aastakäigud, et sul tuleb uus fond välja. Eestis on tuntumad rohkem tegelikult venture capitali fondid, mis on nagu nii-öelda veel riskantsemad kui private equity üldjuhul. Riskiraha. Ja, et meie INVL-is selle venture capitali poolega ei tegele, et meil on nagu rohkem see private equity pool. Aga jah, et määratakse ära, et nii, see aasta tuleb meil uus fond, tehakse eesmärk, et näiteks 500 miljonit kaasatakse ja rahvusvahelised suuremad fondid on kaasavad 1-2 miljardit, 10 miljardit. Väga suured fondid, et ja siis üle maailma, ütleme 90 kuu jooksul kaasavad siis investeerimiskohustusi. Ehk siis investor nagu fikseerib ära, et kui palju ta selle fondi kapitali kaasamise ajal üldsegi raha investeerib, et kas see on siis 200 000, 300 000, 1 miljon, 2 miljon, pensionifondid investeerivad 10-20 miljonit näiteks, kuna need mahud on suured. Ja siis kapitali hakatakse alles järk-järgult kutsuma, et nende puhul on oluline, et sa fikseerid summa ära, aga sa ei pea kohe ühel aastal seda täitsummat sinna sisse maksma, sest et fondi valitseja kutsub siis seda raha sisse, kui tal seda vaja on, sest see on ka selle jaoks, et ta ei saa ju raha kohe tööle panna kuskile, kui tal pole veel investeerimisobjekti, kuhu investeerida. Mis see periood on, mida erakapital vaatab 5-7 aastat pikem? See sõltub, klassikaline on jah, et investeeringus sees ollakse tõesti 5-7 aastat, aga see tähendab seda, et fondide eluiga tavaliselt on 10-12 aastat. Ehk siis investori vaates on siis see vaade, et ta fikseerib ära selle summa, teeb investeerimiskohustuse lepingu, et kui palju ta investeerib, võtame 500 000, ütleme, ja siis esimesel aastal näiteks kutsutakse selle sisse 20%.
500 000 20%, siis 100 000 eurot. Teisel aastal kutsutakse teine 20% sisse, teine 100 000 eurot, kolmandal aastal kolmas, neljandal aastal 20% näiteks. Ja viiendal aastal võib olla ka 10%, nii et ainult 90% kogu sellest 100 000 4 või 5 aastaga kutsutakse sisse. Mis tähendab seda, et investor peab selle ülejäänud rahaga vahepeal midagi ka tegema, et see midagi toodaks, aga jah, fond kutsub seda järk-järgult sisse ja siis on niimoodi, et esimesel, teisel aastal tehtud investeeringud võib-olla 6 aasta pärast on piisavalt suureks kasvatatud neid firmasid, et hakatakse maha müüma. Ehk siis investorid 7. aastal näiteks hakkab raha juba tagasi tulema, mõnikord ka 6. aastal juba. Mõnikord ka nii, et mingist investeeringust juba pakstakse investorile tagasi, aga viimane nii-öelda kapitalikutsung, sissekutsung pole veel toimunud, et alles toimub. Et see on nagu huvitav, et private equity puhul on oluline see, et seda raha üldjuhul ei reinvesteerita, vaid kui firma, mis on ostetud sinna fondi ära müüakse, siis makstakse ka investoritele selle raha tagasi. Kuidas investor private equity'sse üldse ligi pääseb, mis need võimalused on? Jah, ega selles mõttes, et kui summadest rääkima, siis praegu private equities üldiselt, kuna nad kuuluvad nii-öelda nende alternatiivsete investeeringute alla, siis seal on teatud tingimused loodud, et sinna saavadki teadlikumad investorid investeerida, mis tähendab seda, et minimaalne maht, mis saab investeerida 125 000 eurot siin Baltikumis. Et see nagu seab kohe nagu teatud piirid ja ma just hakkasin mõtlema, et USA-s on järjest rohkem räägitud sellele, et seal on ka need tuntud need 401k ja need pensioni nii-öelda kogumissüsteemid, et miks mitte tavainvestoritele ka seda private equity't rohkem nagu pakkuda ja hakatakse mingite lahenduste peale mõtlema, aga seal on seesama see likviidsuse küsimus tegelikult, et sa ei saa tegelikult sellist likviidsust pakkuda, mida võib-olla selle puhul nagu eeldatakse, nendel põhjustel, mis me ennem rääkisime. Ja seetõttu on seda natuke keerulisem korraldada. Me oleme private debt nagu fondide puhul USAs näinud, et isegi kui likviidsust pakutakse, siis on see probleem, kui tahetaksegi korraga nagu väga palju väljuda, siis tuleb ikkagi see probleem, et tegelikult neid varasid ei saa nii kiiresti realiseerida tegelikult ja sellepärast näeksegi erinevad need piirangud. Ehk siis jah, et see suuruse piir nagu tuleb ette. Aga kuidas investor sinna selle võimalusele ligi saab? Ütleme, et see alammäär on siis nii-öelda 125 000 pluss, et nende varahaldusettevõtetesse ja nendesse, kes neid fonde haldavad, et kuidas sinna ligipääs on tavainvestoril? Jaa, selles mõttes tavainvestoritel üldiselt ei olegi jah, et INVL-il on eraldi meeskond tegelikult, kes üle maailma kaardistab neid erinevad private equity fondi valitsejaid, et välja sõeluda sellised huvitavamad fondi valitsejad ja nende uued nagu tulevad fondid, sest suured fondi valitsejad, nad toovadki võib-olla iga 2-3 aasta tagant ainult fonde välja, et suht harva ja probleem muidugi on selles, et edukatel fondi valitsejatel on väga pikk järjekord ukse taga. Ehk sa ei saa ligi ja eriti kui Baltikumist, aga INVL grupina on nagu juba järjest tuntum, et me siin selle aasta alguses just meil oli huvitav nagu variant, et ühe Hollandi tuntud fondivalitseja fond esimest korda Baltikumi saime, nagu et nad eraldasid meile 25 miljonit uuest kaasatavast fondist, kuhu kaasatigi seal 1 miljard umbes, et 25 miljonit eraldame ja me kaasasime Baltikumist rohkem, kui see maht oli. Aga siis nad ütlesid, et me rohkem küll ei saa teile anda, et 25 miljonit jääb, et tõesti, et see on nagu väga huvitav tegelikult siit nagu mõelda, et see nõudlus on nagu nii suur, et sa tavaliselt on ju nagu vastupidi, et kõik varavalitsejad ju, sa eeldad niimoodi, et nad tahavad, et järjest rohkem tuleks teenuseid kasutama, aga jah, private equity maailmas on niimoodi, et sa pead nagu piirama ja tavaliselt varem oli ka niimoodi, et 10 miljonit on tavaliselt see miinimum, mis sa saad fondi nagu investeerida ja see ongi mõeldud nagu institutsionaalsete investoritele ehk siis pensionfondidele või teistele nagu suurtele varaldusfirmadele. Aga meie INVL-is oleme teinud siis nii-öelda need alamfondid siis, mis saavad kaasata alates 125 000 eurot ja mis omakorda siis koondume kokku selle raha, et me saame olla nii-öelda limited partner seal siis private equity fondis. See uudis, millest enne mainisin, puudutab siis ühte
järelturufondi, millele teil ligipääs avaneb, Adam Street Global Secondary Fund. Räägi sellest lähemalt, et mis see siis endast kujutab? Et Adam Street Partners on USA-s pikalt tegutsenud 80. aastast peale private equity maailmas ja me oma just family office'i kliente silmas pidades ka, et family office'is meil on ka selline strateegilise varade jaotusega kliendid, kus ongi sellised portfellid 10 miljonit, 50 miljonit, et kus on nagu just üks osa lisaks aktsiaturgudele, võlakirjaturgudele, private equity. Private equity pluss on ka see ühelt poolt, et ta ei ole nagu nii suure kõikumusulatusega kui avalikud aktsiaturud. Üks põhjus ongi ka see, et seda ei hinnastata psühholoogiliselt nii suurelt ümber, kui aktsiaturge võib-olla hinnastatakse kogu aeg nii üles kui allapoole. Ja seetõttu see private equity sobib hästi sellise portfelli riskide hajutamiseks ja samas tootlikkus võib olla seal ikkagi päris atraktiivne. Ja siis me oleme otsinud erinevaid variante, nagu ma ütlesin, et see aasta alguses tuli üks Lääne-Euroopa huvitav fondivalitsuse uus fond, aga nüüd see Adam Streeti oma on secondary fond, mis tähendab seda, et see on nagu järelturul tehtud private equity portfellidega tehingud, ehk siis Adam Street ise ei sõelu välja ettevõtteid, mida osta, vaid nad sõeluvad välja juba nii-öelda teisi fondivalitsejaid ja valmis private equity portfelle nii-öelda, mis tunduvad nendel jaoks huvitavate nii-öelda karakteristikutega atraktiivsed ja järelturul on mõnikord on võimalik neid pakkumisi teha. Ja küsimus mõnikord ongi see, et miks see järelturg tekib nagu private equity portfelli puhul, miks see esmane investor ei taha lõpuni hoida, sest et see peamine tootlus ju private equity puhul tulebki lõppfaasis, kui realiseeritakse investeeringuid ära, siis mõnikord on lihtsalt see, et oleks see olnud kuskil fondis nagu 4 või 5-6 aastat sees, aga tuleb näiteks strateegia muudatus ja see fondi isegi väärtus on võib-olla kasvanud ajas, aga tuleb kas siis pensionifondidele näiteks teine investeerimisnõustaja. USA-s on eriti nagu tihti veel pensionifondidele investeerimisnõustajad, mitte varaldusfirma ise ei nagu halda pensionifondi. Et on investeerimisnõustajad või teised varaldusfirmad, mis seda strateegiat siis nagu jooksutavad ja siis tuleb strateegia muudatus ja keegi tahabki nagu natuke muutusi teha portfellis. Ja siis tulebki järelturule pakkumisi ja siis seal järelturul üldiselt tehakse teatud allahindlusega tehinguid, et just vaatasime Adam Streeti puhul, et kui muidu on järelturul keskmine nii-öelda hinna allahindlus on olnud 6%, see Adam Streetil on olnud see 13,6% ajalooliselt, jah. Sest on ajalooliselt juba alates kuskil 2000 alguses teinud neid secondary marketi tehinguid. Mis see investorile tähendab, see, et see vahe on selline? Jah, ta annab natuke sellist puhvrit, väärtuse puhvrit, et aitab nii-öelda tootlust võib-olla ka natuke tõsta, aga eks see lõppkokkuvõttes ongi see, et kuna Adam Streetil on ka nagu portfellid on suht nagu hajutatud ikkagi, on erinevad fondivalitsejad, siis ongi see, et erinevatest tegevusvaldkondadest on siis lõppkokkuvõttes tootlikkus, oodatav tootlikkus ongi seal kuskil Adam Streetil endal on eesmärk on seal ligi seal selline 13-14% juures aastas. Just selle aja jooksul, kui see raha sinna sisse on kutsutud. Sa ütlesid, et see kõige parem kasvuperiood on tegelikult seal perioodi lõpus, et kui seal poole pealt nii-öelda poole pealt siseneda, et siis see tähendab, et see magusam osa on investori jaoks veel ees. Potentsiaalselt see võib olla. See küsimus on et mis väärtuskordajate pealt siseneda saad, et praegult me näiteks näeme, et võib-olla et teatud tehnoloogiasektoris on hästi kallid väärtuskordajad, aga jälle, kui me räägime võib-olla tarkvarasektoris, seal on hästi madalad väärtuskordajad, et ta natuke nagu sõltub ka tsüklilisusest, aga selles mõttes küll, et see jooksev nagu hindamine on ikkagi olemasolevat tulemate põhjal, tavaliselt hinnatakse seal, ma ei tea, EBITDA kordajat on ju, et ettevõtte väärtus jagatud siis EBITDA kasumiga ja ongi seal, mida suuremaks nagu firma kasvab ka teiste ettevõtetega liitudes, siis ta EBITDA on tal võimalik ka kasvatada ja siis tihtipeale nagu see väärtus nagu investori jaoks lõpuks kasvab. Ja. Mis ettevõtted või sektorid need on, millele see järelturufond nagu ligipääsu võimaldab?
tal on tegelikult hästi laiapõhjaliselt. Adam Streeti selle praeguse fondiga oli ka see huvitav, et ta tegelikult alustas juba 2024 sügisel raha kaasamisega globaalselt ja lõpetab siis selle 2026 sügisel ära, et meil praegult siis avanes aken siin Baltikumis just 2026 juunis ja kuskil juuli keskpaigani, ja praeguseks on juba, nad plaanivad seal kuskil 2 miljardit kaasata investeerimiskohustusi ja juba 620 miljonit on tegelikult ära investeeritud, mis on ka huvitav, et juba sa saad tegelikult mingil määral juba investeeritud portfelli ja seal on tööstusettevõtteid, industriaalettevõtteid seal kuskil 27% osakaaluna ja IT-d on seal kuskil, infotehnoloogiat on siis kuskil 20% juures ja siis tuleb finantssektorit ja sealt edasi juba väiksemate osakaaluga muid majandusharusid. Ja peamiselt on USA ja on ka Lääne-Euroopa. Et ikkagi globaalne haare siit välja teisel pool ookeaniga. Just, et riskide hajutamine ja just sellest USA majandusest osa saamine ka. Ja. Mida see investorile tähendab, et see portfell on osaliselt nii-öelda nagu valmis või kuidagi töös juba? Jah, selles mõttes, et sa saad olla kindel, et osa raha on juba tööle pandud, sest private equity puhul on muidu see häda, et fondivalitseja võtab investeerimiskohustusi vastu, aga et millal ta seda kapitali sisse kutsub, seda investor alati ei tea, sest et ka fondivalitseja ei tea, et millal ta reaalselt nagu ostutehinguteni jõuab. Aga see fond on juba nagu siis osaliselt töös, ehk siis investor saab juba osalusi ettevõtetes. Sa viitasid, et erakapital on vähem puudutatud nendest kõikumistest, mida me näeme aktsiaturgudel, et kas see tähendab siis seda, et on iga hetk on hea sisenemiseks, et aktsiaturul võib ju olla, et parasjagu on tipuperiood ja siis oodatakse korrektuuri, mis võib tulla ja mis ei pruugi tulla, aga et siis erakapital on stabiilsem. Ühelt poolt tal jah, seda psühholoogiat on vähem, teiselt poolt ta ei ole ka päris nagu immuun sellise majandustsükli osas, nagu me enam rääkisin, et teatud perioodidel võib olla ikkagi, et saad kallimalt ettevõtteid osta, kui on hästi sellised buumiajad ja siis sa lõppkokkuvõttes vaatad järgmist 7-8 aastat, et võib-olla see tootlus ei olnudki nii hea, sest et pärast seda buumi tuli siuke mitu aastat võib-olla sellist rahulikumat arengut ja teisest küljest, et kui sul ikkagi tsüklitega õnnestub, et sellisest nagu tsükli nagu, see sõltub nagu harudest ka, et mitte nii kindlas faasis on ju, siis sul võib olla nii, et see buum alles tuleb nagu, ma ei tea, 7-8 aasta pärast, siis on nagu huvitavam, et sellepärast mul selle Adam Streeti portfelli puhul tunduski huvitav just see, et see on nagu industriaalettevõtteid isegi kõige rohkem praegu 27% ja näiteks tehnoloogiat on vähem ja samas kui nad veel kaasavad siin selle aasta sügisel raha, et siis nendel on võimalus näiteks ka osa saada ka, ütleme, nendest sektoritest, mis ei buumi praegu väga palju. Hästi, meil tiksub aeg halastamatult lõpupoole ja selle võimalusest ja nendest teistest investeerimisvõimalustest, millest täna rääkisime, saab lugeda Invelli kanalitest, on nii? Jah, võite külastada invel.ee lehekülge ja meid seal LinkedInis näiteks vaadata. Just. Aga aitäh, meil oli saates täna külas Invel Family Office'i investeerimisstrateeg Rait Kondor, aitäh, et tulid ja selgitasid asju. Aitäh! Mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja ütlen aitäh ka kuulajatele ja kuulmiseni.